ütleks ise, et olin seal tugev favoriit, nii kaua kuni ma seal olin loomulikult. Ja ma arvan, et minust jäi sinna päris suur märk maha. Ma langesin raketist välja lihtsalt ebaõnne pärast. Et oskustega midagi probleemi ei olnud, aeg-ajalt lihtsalt õnn veab natukene alt. Hetkel töötan Ahhaa teaduskeskuses, 101 Tartu. Aga eks näe, äkki kunagi on mind kuskil filmis näha. Mu töökaaslased on head inimesed. Nad tahavad head, aga et rohkem olla minule lähemal, siis nad peavad nagu rohkem pingutama. Sest ma ikka iga inimest ka endale ligi ei lase. Artur, saa tähtsam korrata ära, tegele sellega. Raketisaade võttis Eerikult minu teada nii palju aega, et kuna ta minu andmetel vastutas meie vihmauside eest, siis need vihmausid jäid sellel ajal nälga ja nende toit läks külmkapis hallitama. Nii et muutis. Jaa, okei, sa võid nüüd kõne lõpetada, kui tahad. Intervjuu. Rakett 69 saates ma pigem nagu ise kogemusi väga ei saanud, et rohkem kogemusi läks neile just see minu käitumine, minu energilisus, minu teadmised, kõik see. Rakett 69 nagu kuulsuse jahiks otseselt vajalik ei olnud, aga see oli üks võimalustest, kuidas seda teha oli. Mul oli veel plaanis teha internetivideosi ja vaine ja niisama lihtsalt muusikat tänava peal, et niimoodi ka on võimalik kuulsaks saada. Inimesed tunnevad mind tänaval juba päris palju ära, et ma vaevalt saan kõndida rahulikult ja oma muusikat kuulata, kui aeg tullakse mind kätlema ja mingi soove andma, et aga mulle meeldib see. Süüa tahaks. Olga, kas sul raha on? Mul on ainult pangakaart. Sobib ka see? Mis su PIN on? Kolleegid on minu suhtes pärast raketti palju rahulikumad ja abivalmimad. Ja ma ei peagi väga palju enam töötama. Inimesed suhtuvad nüüd minusse austusega, aukartusega ja hirmuga. Lihtsalt sellepärast, et milleks ma võimeline olen ja mis ma neile teha saaksin. No enne Rakett 69 saadet Eerik oli põhimõtteliselt samasugune nagu saatest on näha, selline lõbus, energiline, sa arvasid, et temas ei ole mitte midagi halba. Aga peale seda saadet sa hakkasid tajuma, et temas on mingid muutused. Ta on aru saanud, et ta on kuulus, ta natukene käitub sellisena, no ei saaks öelda diiva, aga äkki jõuab kunagi sinna, me oleme kõik Eeriku pärast väga mures. Sest Eerik on aina rohkem diivatsema hakanud, tujutsema, ta nõuab rohkem asju, et võib-olla on kellegile kuulsus vähe jõudnud, see peaks aus olema. Tulge välja, mis te teete siin? Ega see mingi elamiskoht ei ole? No Eerik oli hea kolleeg, praegu on temaga raske tegeleda, sest pean seda lihtsalt ütlema, et raske on temaga nüüd tegeleda, sest ta ei soovi midagi teha, mis talle enam ei meeldi, ta tahab ainult, et teda koheldakse meeletult, ta hilineb nüüd teatrisse, mis ei ole kunagi varem juhtunud, et ta lihtsalt laseb inimestel enda järele oodata, kui tema oli alati esimene inimene, kes kohal oli. No me täidame Eeriku käske sellepärast, et ta on ikkagi ju kuulus. Muidugi tahad kuulsa inimese käske, ta saad sõpradele rääkida, et ma tean Eerikut, kuule Eerik ütles mulle midagi, ma olen Eeriku usaldusisik, muidugi lõbus, et oled valmis ikkagi kõike vastu võtma. Kus on Eerik? Tähelepanu. Eerik, sind oodatakse teadusteatris. Eerik, sind oodatakse teadusteatris. Nüüd.
kas sa kuuled? Eerik, teadusteater kohe algab, kus sa oled? Eerik, kus sa oled? Tähelepanu, kas keegi on näinud Eerikut? Kas keegi on näinud Eerikut? Teadusteater kohe algab, kus ta? Töö on mul päris hea, et siin on nagu mõnus töötatav ja rahulik. Kiirematel aegadel on natukene väsitav ja siis tahaks nagu aeg-ajalt puhata või magada töö ajal. Tavaline giid nüüd töö ajal päris magada ei tohi, onju. Aga minu puhul on tehtud ikkagi erandeid. See on siis spetsiaalne tee, mis Tiibeti mungad mulle on teinud. Siin on erinevate taimede lehed sees ja lisaks veel spirituaalne energia, mis lubab mul olla see, kes ma olen.